Aga täitsa vabalt, nüüd pane, hiljem lõigataks. Läks jah, hyvä. Ma esitan teile temaatilise küsimuse. Kes tuntud eestimaalastest on seotud Kanaküla ja Seakülaga, mõlemad suure algustähega? Kas Eduard Bornhöhe, Nikolai von Gleen või Johann Voldemar Jansen? Ja nüüd vastus. Kanaküla oli Põhjakaare tänava kandis, Kanakülas tänase Põhjakaare tänava kandis elasid Nikolai von Gleeni poolt asutatud Nõmme algaastatel suhteliselt vaesed inimesed, kes toona pidasid veel koduloomi, muuhulgas ka kanu. Seaküla Simpsoni muljet avaldav Nikolai von Gleeni mälestusmärk aga vaatab loodetavasti veel kaua näoga Nõmme poole ja seljaga Mustamäe poole. Väga hea. Tead, kui sa ütlesid, et ka peeti kanu, mina olen Pääsküla tagumises otsas. Ja seal on nii, et kui me selle maja ehitasime, siis taga oli seal üks väike maja ja seal oli üks nagu kuur. Seal peeti ka sigu ja kanu ja me isaga lammutasime Koduloomad, seda. Sest ma arvan, et ütleme, see väike maja võib-olla kuskil 20. lõpus või 30. alguses oli ehitatud. Suvilaks. Von Gleen ju oli selle Jälgimäe suur parun ja Jälgimäel muide on selle sama Balteko peakorter kuni tänase päevani. Aga teeme teise tuubli veel igaks juhuks. Aga ole hea. Juba käib, jah? Ja võib kohe minna. Ma esitan teile ühe temaatilise küsimuse. Kes tuntud eestimaalastest on seotud Kanaküla ja Seakülaga? Mõlemad muide suure algustähega. Kas Eduard Bornhöhe, Nikolai von Gleen või Johann Voldemar Jansen? Kanakülas vastus. Kanakülas praeguse Kanaküla, no nüüd on sassis. Lase rahulikult uuesti. Kanakülas praeguse Põhjatähe tänava kandis Nikolai von Gleeni poolt asutatud Nõmme algaastatel elasid suhteliselt vaesemad inimesed, kes toona pidasid veel üsna palju koduloomi, näiteks kanu. Seaküla Simpsoni muljet avaldav mälestusmärk Nikolai von Gleenist aga vaatab loodetavasti veel kaua näoga Nõmme, seljaga aga Mustamäe poole. Kena. Kuule, aga hea. Ja kuule, siis on nii, et ma annan selle Margus Pranglile. Tema lõikab sellele mul küsimuse sealt ära. Ja ma arvan nii, et me saame mõne raamatu panna auhinnaks see, kes vastab. Saadab siis sellele. Okei. Ja siis ütleme, kui on see mäng on, siis kasutame nagu seda põhja, aga päeva küsimus. Jah, kuna vastajad on uued, siis pole ju mõtet nii väga vaeva näha. Jah, et ütleme, kuidas ütelda, Kait on nagu hoopis teine nii. Eks ole. Et jah, aga ütleme, see Margus Prangel ütles, et tema võib-olla tahab ka nii-öelda kord kuus teha nagu selliseid asju ja nagu ütlesid, et kui Tallinnas midagi sellist teha, et see ei ole minu jaoks probleem. No seda enam viimati sa ju tasusid ju väga kenasti. Ei, aga ütleme, ja mina ütlesin Margusele ka täpselt samuti. Kui see on võimalik, siis on ta ju väike taskuraha juurde. On jah, ja ma ütlesin ka Margusele, no lihtsalt ütlen, et üks teine koht, et küsis, et kui see on ikka nagu väga palju, ma ütlesin, tead, et parem nagu siis ei tee. Ta ei peagi 200 olema, ta võib olla ka vähe. Aga see, nii-öelda tasub nii-öelda... Ei, aga ikkagi tead, see on nagu, ma ütlen, tasuta on ainult memmemusi. Nii kaua jah, või nii palju, kui see on sulle võimalik, sest et sinu jaoks on see suuresti ka osa sissetulekust, eks ole. No, ütleme nii. Ma loodan, et sa selle panid kinni, jah?